Tervist! Täna siis edukuse kood ja edukuse kood näeb välja siis selline, eks edukuse kood või siis rahakood, nii nagu ma olen teile siis rääkinud 2 versioonist. Aga siin on inimese põhiomadused näeb ära sellega ja siin on siis, tegelikult ta oli mul sünnikaardi analüüsi klient ja kuna hästi huvitavad numbrid tulid, siis ma palusin luba, et kas ma võin seda näidata. Ja tegemist on siis, vaadake, 2 8 on siin. Ja need, kui ma räägin seda, et kui 8 on sinu edukuse koodis, siis on raha kullas või siis teistpidi. Seepärast, et osad inimesed, kellel on see 8, ei oska sellega mitte midagi peale hakata. Aga see tähendab seda, et sul on tegelikult juba antud sünniga kaasa see võimalus, et sul on väga hea nina leida selline, kuidas ma ütlen, võimalus raha teenida. Tihtipeale, miks sul see siis ei õnnestu, on see, et sa ei usalda ennast piisavalt palju, sa kahtled endas ja siis sa leiad kõik võimalikud moodused, miks mitte seda teha. Ja ütleme, jämedalt öeldes võid olla selline vingupunni moodi, et kahtled teistes inimestes ja siis ka see, et sa peaks tegema tegelikult koostööd ja olema ettevõtja. Tihtipeale, kui sa 8 omades ei ole ettevõtja, siis sa kukudki vinguma selle oma ülemuse pärast, siis töökaaslaste pärast ja nii edasi. Nii, ehk siis tegelikult sellel inimesel täielik võimalus, suur võimalus, tema muidugi ei ole ettevõtja, ta veel naeriski, et vaata kui huvitav, et mul sellised numbrid on. Et hästi positiivselt võttis seda, mulle väga meeldis, väga tore oli. Tegemist on naisega siis minu meelest, kui ma ei eksi. Nii. Tema siis number 4 ütleb siin seda, et ta on väga-väga töökas ja tema peale saab olla kindel kui kalju. Kui siis number 4 on naise edukuse koodis, siis see viitab sellele, et tegemist võib olla sellise naisega, kelle eluhoiak võib olla pigem selline mehelik. Ta on selline, kes võtab ohjad enda kätte. Ta peaks rohkem endas aretama naiselikkust, kui see niimoodi on. Ja tema on selline, kes aitab kõiki, eks number 4. Aitab kõiki enda ümber ja teda võib hästi lihtsalt ära kasutada. Number 5 viitab sellele, et ta võib olla selline tüüpi inimene, kes õpib hästi palju, talle meeldib arendada ennast hästi palju erinevates sfäärides ja tal võib olla mitu koolitust korraga, siis võib olla mitu õpikut korraga. Tegelikult tema eesmärk on see, et võtta ainult üks suund, minna ühe suuna peale ja hakata seda oma õpitut edasi õpetama. Aga siis number 5 viitab sellele, et ta võib olla ka selline targutaja. Mäletate küll kõiki oma neid emasid siis, kui emad ütlevad, et vaat niimoodi sa pead need asjad tegema. Ja siis, kui sa ei tee, siis on niimoodi, et piku kõrvu või siis mina ei tea, mida iganes, kellel mis moodused on või kohe nurka. Ja, aga ma ei räägi nüüd sellest naisest siin konkreetselt, aga number 5 viitab sellele, et haievil võivad need asjad olla. Aga mis number 7 ütleb, on see, et kindlasti ei tohi ta elada seal, kus ta sündinud on. Ta on kvanthüppeks võimeline, ehk siis tema rahaline kasv hakkab siis toimima, kui ta liigub ühest kohast teise. Kas siis ühest riigist teise, ühest linnast teise, ühest külast teise külasse, aga mitte mingil juhul ei tohi kodukülas elada. Ja üldse peab olema liikumises ja kvanthüpe tähendab seda, et tule lihtsalt oma mugavustsoonist välja ja hakka toimetama. Number 7 viitab sellele väga paljuskis, et võib olla sellist laiskust. Mis nüüd mina? Ei seekord. Ja nii edasi. Kogu aeg lükkab asju edasi. Ja tegelikult 3. number siis kõikide edukuse koodis viitab ka ametile, ehk siis tema võiks olla õpetaja väga edukalt. Vaat niimoodi, selline lugu siis temaga. Temaga ei leppinud mingit koodi kokku, nii et tema on sünnikaardi endale tellinud ja siin oli tema boonus. Võt, loodan, et te, kellel on juba edukuse kood, saite siit natuke vihjeid. Ilusat päeva teile!